Tere tulemast vaatama ja kuulama järjekordset köögikultuuri. Minu nimi on Kärt Puu. Tänases saates näitan teile, kuidas teha imelihtsalt ühte väga maitsvat ja mu enda lemmikut veiselihasteiki. Valmistame seda seekord natuke erineval meetodil, et kui tavaliselt tehakse steiki pannil, siis seekord küpsetame oma steigi ahjus. Et veiselihasteik maitsev oleks ja pehme, peaks ta kindlasti olema tehtud laagerdunud lihast. Steiki on võimalik valmistada erinevatel küpsusastmetel. Neid küpsusastmeid on 4. Kõigepealt on rare ehk toores, siis on medium rare ehk pooltoores ja medium ja well done. Et medium rare on selline natuke roosakama lihamahlaga steik ja medium on siuke õrnalt roosakas. Soovitan kindlasti proovida liha teha medium rare'ina ja kui ei meeldi, siis alati saab liha nii-öelda 9 minutiks pannile veel tagasi panna, aga kui liha juba on üle küpsenud, siis pole temaga enam suurt midagi teha. Et roosaks teda enam tagasi ei saa. Valmis steigi sisetemperatuur peaks olema kuskil 55–70 kraadi. 55 kraadine liha on seal selline medium rare ja 70 well done. Valmistada tasuks vastavalt sellele, kui roosat liha parasjagu keegi soovib. Tänase retsepti koostisosad on siin kõik teie ees. Meil on siin uhke ilus steik. Siis on meil sool, pipar, küüslauk, õli ja palsamjäädikas. Marinaadi kokkusegamiseks kasutame täna uhmriabi. Tegemist on siis sellise tükiga nagu flat iron steak. Miks ma räägin inglise keeles on see põhjus, et eesti keeles sellele minu teada head väljendit ei olegi, aga see tükk saadakse looma õlaosast, et tegemist on sellise väga maitserikka tükiga. Eemaldame oma liha kilekotist. Vajadusel kuivatame veidi paberiga ära, et marinaad ilusti ühtlaselt siia kinni jääks ning torgime kahvliga natuke augud sisse, et marinaad ilusti liha sisse läheks sisse. Liha peaks marineerima vähemalt tund aega kuni 24 tundi. Marinaadi jaoks läheb meil vaja 3 küüslaugu küünt. Paneme nad uhmrisse. Siis lisame 1–1,5 teelusikatäit soola, sõltuvalt sellest, kui raske on teie steigitükk. Et umbes teelusikatäis kilo kohta on siuke hea arvestus. Siis lisame 2 supilusikatäit õli. Ja siis lisame 3 supilusikatäit palsamjäädikat ning paar keerdu musta pipart ka. Ummerdame selle kõik ühtlaseks. Kui marinaad on valmis, siis valame selle oma lihatükile peale. Paneme pool ühele poole. Hõõrume ilusti sisse. Pöörame tüki ümber ja paneme ülejäänud marinaadi peale. Hõõrume sisse. Ja jätame maitsestuma vähemalt tunniks ajaks kuni 24 tunniks. Kui steik on vähemalt tund aega marineerinud, siis võtame ta külmkapist välja umbes tund aega enne, kui me seda küpsetama hakkame. Et täna me teeme seda steiki natuke teistmoodi kui tavaliselt. Kui tavaliselt tehakse seda pannil, siis seekord teeme me seda ahjus grillrežiimil. Et ahi tuleks ajada võimalikult kuumaks. Minul on näiteks 250 kraadi. Panna ta grillrežiimi peale ja koos ahju soojenemisega panna kindlasti soojaga ahjuplaat. Kui kõik on valmis, võtame tulise ahjuplaadi ahjust. Lisame siia veidi õli. Ja paneme oma marineeritud steigi ilusti otsa ahjuplaadile. Võtame siit suuremad küüslaugu tükid ära, kui neid peaks siin olema. Ja küpsetame grillrežiimil ahju ülaosas mõlemalt küljelt umbes 4 minutit. Vahepeal pöörame seda. Ja paneme nüüd täiesti tulikuuma ahju selle liha. Kui 4 minutit on möödunud, siis võtame ahjust selle steigi välja. Olge valmis selleks, et see suitseb. Pöörame kiirelt ringi ning paneme uuesti 4 minutiks ahju tagasi. Kui on möödunud järgmised 4 minutit, võtame oma steigi ahjust ja võtame ta siit kohe panni pealt ära. Paneme ta lõike lauale
ja jätame umbes 5 minutiks puhkama, et kohe lahti seda ei lõika, sest et muidu tulevad lihast kõik mahlad välja ja seda me ju ei taha, et kõik see maitsev mahl lihast välja jookseks. Kui liha on nüüd saanud ilusti puhata, vähemalt 5 minutit, siis saame ta ilusti lahti lõigata, lõikame ta sellisteks õhukesteks mõnusateks viiludeks ja kindlasti risti kiudu ja kindlasti võiks nuga olla teritatud. Ja ots on natuke selline õhem, et siis on otsatükid natuke rohkem valmis, et ütleme siis siuksed medium. Ja keskmisid siit keskelt juba tuleb, et seest on ikka ilusti roosa, nagu olema peab, veise liha korralikult. Medium või medium rare, nagu ma enne rääkisin. Ja siin muud ei olegi, et serveerida kas mõne maitsva köögiviljapüreega või salatiga või hoopis röstitud köögiviljadega, nii et see on üks väga hea suutäis. Nii et võtke ligi ja kodumaine maheveis, kindlasti laagerdunud variant ja tehke endale üks maitsev õhtusöök. Head isu!